Tere tulemast kuulama Solaride'i uut podcasti Ära higista. Täna on külas meil Elmo tegevjuht ja Pakri teaduspargi asutaja Enn Laanso Junior ning oleme siin väga mõnusas Telia stuudios. Tänases osas saame teada, kuidas oli tudengielu 20 aastat tagasi, kas Enn visati Eesti Maaülikooli ühikast välja, siis kus olid tollel ajal Tartu parimad tudengite peokohad ning mis oskusi hindab Enn täna tööandjana kõige rohkem. Tere, Enn! Tere, Asso! Tore, et sa tulid meile. Nagu ma enne ütlesin ka, siis meie podcasti nimi on Ära higista. Sa oled ühel meie Ära higista üritusel osalenud ka, käisid saunas. Andsime endast maksimumi ja vist saime ka päris kõrge koha ka. Saite jah, äkki olid isegi top 3. Jah, vist oli küll. Higistasite päris palju ja ma arvan, et MTÜ Peaasi oli väga õnnelik, et me seda lõpuks tegime. Aga ma ikkagist lähen otse asja kallale. Ehk siis, kui teema on Ära higista, siis läheksid natukene aastaid tagasi, et mille pärast üldse sina noorena higistasid? Hea küsimus, et ma arvan kõigepealt kindlasti oli üks asi see, kui oli vaja tulla kuhugi esinema. Ma praegu vist nii palju ei higista kui tookord. Ja ma arvan, teine asi kindlasti oli, kui tüdrukutega oli vaja suhelda, et siis see pani higistama. Selline esinemise närv oli nagu, kas läks ajaga juba paremaks? Ja ma arvan, see esinemise närvi saadki välja ainult ajaga. Et see on sama, et kui sa lähed eksamile ka, et ega eksam iseenesest sulle ju infot juurde ei anna, aga närvitsemine või pabistamine võtab peas küll toimimise võimekust maha. Ja tüdrukutega rääkimine? Samamoodi, et kõigepealt esimene 10 korda läks kindlasti puusse ja võib-olla 11. korral juba said kuhugi maani. Ehk siis harjutamine teeb ikkagist meistriks, nii ta tavaliselt on. Aga kuna me räägime siin meie sellisest tudengielust või ülikooli elust, sest see tuli meie Solaride'is, meie keskmine vanus on 23,8 aastat. See on päris selline noor inimene veel. Ja siis me mõtlesimegi, et räägiks meie partneritega ja teie ju Elmorindiga olete meie väga hea partner ka, et kuidas meie inimesed üldse siis tollel ajal millegi peale mõtlesid või mida tegid. Aga kus üldse keskkoolis käisid? Kuidas sul seal selle õppimisega lood olid? Mina olen reaalklassi lõpetanud. Ma arvan, ma olin niisugune keskmine, eriti kui arvestades, et see oli reaalkooli reaalklass, kus olid olümpiaadidel, nii-öelda teised kaasõpilased käisid olümpiaadidel, siis jah, ma olin niisugune Harju keskmine. Ja sealt ma siis liikusin otse ilma siis pausita, see tähendab seda, et ei olnud võimalust või ei olnud ka kohustust minna sõjaväkke, nii et kohe siis ka ülikooli. Kas sul oli väga konkreetselt teada ka, mida sa õppima lähed või see oli selline, et sul oli laua peal hunnik ankeete ja pabereid ja siis tegi tüki-kaki kombinommi? Mul kuidagi klikkis ja ma teadsin väga konkreetselt, mida ma tahan minna. Ma tahtsin minna kinnisvaraga seotud haridust omandama ja valikut sisuliselt oli 2. Et oli alanud vist aasta varem TalTechis ja sellel samal aastal, kui mina alustasin, see oli aastal 1999, 23, osad ei olnud veel sündinud. Ma veel olin. Sa olid, aga osad siis Solaride'i tiimist ei olnud veel sündinudki. Siis Eesti Maaülikool alustas kinnisvara hindamise ja planeerimisega, nii et see oli minul top, millele ma tahtsin kandideerida. Aga sa enne ütlesid ka, et sa oled veel ülikooli tegelikult lõpetanud. Jah, ma olen lõpetanud Eesti Maaülikooli. Peale seda olen käinud magistrit omandamas Roosevelt ülikoolis Chicagos ja siis ka natuke täiendamas ennast Oxfordis. Kui sa nüüd võrdled USA tudengielu ja seda siis Maaülikooli aega, mis need sellised erinevused tegelikult olid? Tudengielu paratamatult on ütleme parem siis, kui sa oled ise noorem.
ja kindlasti kõige paremad mälestused, kõige pikaaegsemad sõbrad on tekkinud Tartu ajast. See, mis puudutab õppimist, siis ma arvan, et ma esimest korda tabasin ennast arusaamalt, et õppimine on äge, see oli alles Ameerikas, ehk siis kui ma olin juba saanud selle esimese ülikooli hariduse kätte ja siis ma sain aru, mis endast õppimine on, mis see mulle juurde annab ja tõesti ma nautisin ja ma täielikult panustasin tegelikult õppimisele alles siis nii-öelda Roosevelt ülikoolis Chicagos. Aga kui pikk sul see tudengielu periood siis tegelikult lõpuks oli? Läks nagu järjest? Ei, see oli nii, et peale keskkooli läksin kohe EPA-sse, see oli 4 aastat. See oli kokkuvõttes, siis minu ajal 4 aasta eest sa said küll bakalaureuse, aga nii-öelda tänases õppepunktisüsteemis on võrdsustatud magistriga. Siis läksin Chicagosse, seal oli ette nähtud vist 2 aastat, aga ma tegin ta 3 semestriga. Mitmel kaalutlustel, et kaastudengid seal õppisid või olid kohalikud, et nendel oli ka vaja nii-öelda oma aega sisustada millegi muu tegevusega. Mina sain full nii-öelda panustada õppimisele ja tegin kiirendatud korras. Olgem ausad, kallim on ka seal olla, nii et sellepärast, mida kiirem sa ära teed, siis seda odavamalt ma sain hakkama, nii et kuna ma käisin ka enda rahade eest, et siis seda palju ei olnud, et pikalt venitada. Ehk seal ma tegin siis 3 semestriga, see oli niimoodi, et alustasin vist septembris, järgmine suvi õppisin veel, tuleb meelde, õppisin veel kuskil Tšehhis vist oli, jah? Tuleb meelde. Siis oli jah aktiivne periood, mul tõesti hakkasin nautisin õppimist ja lõpetasin nagu järgmise aasta detsembris. Ehk siis see aasta oli tolleks hetkeks juba... See oli 2006 kuni 2007. Ehk siis juba peaaegu 8 aastat tegelikult õpinguid. Jah, aga vahepeal ma töötasin 2 aastat. Ja siis ma käisin Oxfordis minu meelest nüüd 2011 või 2012. Ja seal sa... Seal ma õppisin kreatiivset juhtimist. Et oli väga, mulle kindlasti, ma õudselt tahtsin minna Oxfordi, ütleme tunnetama seda nii-öelda ajaloolist raamatu ja higihaisu, õppimishigihaisu. Oli tunda? Vaat jah, see oli ikka, et kui sa lähed hommikul tundi, teed oma väikese piruka või kohvi võtad ja jalutad klassi. See oli natuke teistmoodi, jah. See feeling oli teine. Nemad higistasid, mitte nagu meie siin? Jaa, võib ka nii öelda, jah. Aga ma arvan, seal oli natuke teistsugune ka õppeloogika, et ma ei tea, kas nad higistasid, aga ütleme, kindlasti keegi higistas, kellel oli raskem, kellel ei olnud raskem. Okei, kuidas sa ütlesid, et lõpuks Ameerikas alles avastasid, et mis see õppimine oli, sul hakkas õppimine meeldima. Kuidas sul enne seda seal baka ajal üldse siin Eestis õppimisega olid? Sellepärast ma rõhutatult tõin välja, et ma olin Harju keskmine reaalkoolis, reaalklassis, aga tegelikult see andis väga tugev vundamendi. Minule põhiandmed ülikoolis oli köki-möki. Et oli kõrge matemaatika, minu jaoks oli väga lihtne. Ja ta ei olnud, aga vähemalt nii palju, kuna ma jagasin õppimist ka meelelahutusliku osaga. Kuna sa küsid varsti ka selle kohta, siis ma rohkem isegi rõhku läks meelelahutusele ja õppimisel ma tegin filtreerimise, et vaata, kui sa lähed ülikooli, sul hakatakse õpetama, eriti selles koolis näiteks lehma siseelundeid või mulla erinevaid kihte ja proove, et ma selekteerisin ära, et nendes ainetes, mida ma teadsin, mul vaja ei lähe, natuke spikerdasin ja põhiline see, et sain läbi ja need, kus ma nägin, mis annab mulle reaalselt juurde, siis seal ma võtsin nagu maksimumi. Ja ma arvan, seal ma nii-öelda pingutasin ka üle, et sai Elvas planeeritud pilvelõhkuja vist, kui ma nii meenutan õigesti. Väga huvitav.
ei tulnud vist seda lõpuks või? Jaa, no ütleme, vähemalt paberi peal ta tuli, aga see oligi ühe tunni raames oli vaja siis üks arendusprojekt läbi teha ja seal sai vähemalt fantaasial lennata lastud. Okei, 99 olid Maaülikoolis. Kuidas tollel ajal välistudengitega üldse oli? Praegu on Eestis ikkagi päris palju neid. Tollel ajal oli ka. Hea küsimus, ma ei oska sellele isegi võib-olla täpselt vastata, sellepärast et Tartus ma palju ei kohanud, et ma ei oska täna ka võrrelda, kui palju täna välistudengeid Tartus on, aga ma arvan, võib-olla rohkem osakaal on siin Tallinna poolel, et kindlasti välistudengeid oli, aga palju kokkupuutepunkte minu meelest ei olnud. Me ei meenu küll. Aga kui võtta jällegi vastupidi, kui sa olid välismaal, kas siis mingi eestlastega kokkupunkt nagu nendes ülikoolides nagu oli? Nendes ülikoolides oli 0, aga teiste välismaalastega oli küll, et alates sellest, et ikkagi kui sa ka inglise keelt oskasid, siis sind pandi, vahet ei ole, hästi paremini või halvemini, siis tegelikult sind pandi alguses ikkagi inglise keele nii-öelda kursusele ja seal sai igalt maalt, oli see Gabun, Aafrika, oli see Egiptus, oli see mõni muu riik, et nendega sai kõigi kohtutud ja tegelikult seal tekkis ka siis oma niisugune peale ülikooli ajaveetmise võimalus, nii et see oli päris, meenutades oli ka päris äge aeg. Aga kus sul tegelikult üldse tuli mõte minna siis pärast Maaülikooli tegelikult nagu välismaale, et kas sa vaatasid ka Eestis ringi, et siin nii-öelda oma õpinguid edasi või see oli väga kindel, et ma tahan kuskil välismaa kogemust saada? See oli suht kindel, et minu meelest õppimise pärast ei tasu, vaid kuna see on arvestatav aeg, mida sa sinna paned ja kui sa sealt ei saa täiendavalt midagi juurde, et mina näiteks läksin nimelt Tartusse, ma teadsin, et ma Tallinnasse ei taha minna, ma isegi ei kandideerinud kuhugi. Ma teadsin, et ma tahan üksinda hakata elama ja see oli siis kindlasti võib-olla lisaks õppimisele suurim nagu uus siis kogemus. Nüüd, kui vaadata Ameerikasse minekut, siis American Dream on ju, mis ta tegelikult on, et kas ta on siis nii palju lubav ja nii peene või ja nii võimalusi täis. Kui sa seda ise ei proovi, siis tegelikult sa ei saa sellest aru ja kindlasti oli ka proov ja soov näha, mida siis seal õpetatakse. Mitte see on nagu omakorda eesmärk, aga kui sellel ajal ma ikkagi panustasin ja nii teoreetiliselt kui praktiliselt kinnisvara valdkonda, siis ütleme Eestis oli seda haridust ka rohkem ei olnud võimalust omandada ja Ameerikas, Chicagos, kus on maailma esimesed pilvelõhkujad ülikoolis, mis asus nii-öelda downtownis ehk siis linna keskel, parimat paketti oli keeruline leida. Ehk siis sellist asja, nagu me näeme täna Ameerika filmides, et ülikoolid on hästi-hästi suurte linnakutega, üliõpilased elavad seal linnakus sees, sellist asja sinul ei olnud? Minul seda ei olnud, lihtsalt peab vaatama konteksti, et suured ülikooli linnakud, nad võtavad enda alla ka palju ala ja neid on, aga siis nad ongi suure linna ääres või väiksemates linnades, kus on näiteks paarsada tuhat või miljon inimest. Mina tahtsin kindlasti minna suurlinna. Ma tahtsin minna suurlinna keskele, et ma saaksin ka suurlinna melu ja Roosevelt selles mõttes täpselt 10-sse, isegi nii 10-sse, et meie siis need hooned olid linna peatänavate erinevates hoonetes. Ja minu lahkumise järgselt üks ühikas lammutati ära ja selle asemele tehti pilvelõhkuja. Nii et ülikool, kus mina käisin, omab täna kindlasti maailma ülikoolide arvestuses kõige kõrgemat hoonet, et niisugune kokkusattumus oli, jah.
nii et kui sa täna vaatad Chicago nii-öelda skyline'i, siis seal on üks on minu ülikooli pilvelõhkuja. Ja kas on õppehoone või see jäi Mõlemad, ühikuks? seal on õppe, ühikas ja minu arust büroohoone. Okay. Eestis sellist asja vist ei ole ega tagama. Ma arvan sellist kombot, ma arvan büroohoone kindlasti midagi, ma ei tea, kas TalTechi tuleb ühtegi bürooruumi, aga ma arvan, et mõistlik on, ma vaataks EBS-is on minu suure, kuskil nägin plaani pealt plaani, kuhu EBS oma kesklinna majaga tahab liikuda ja ma arvan, et seda tudengitega täita on keeruline. Ma arvan, ma pole täpselt kursis, aga ma arvan. Okay. Aga ma veel küsin selles mõttes, et kuidas see peamine nagu erinevus Eesti ülikoolis õppimisel, et kuidas nagu Eestis õpetatakse ja kuidas Ameerikas ülikoolis õpetatakse, et sul on mis see peamine? Peab arvestama, et Eestis oli pigem see nii-öelda bakalaureuse, kus sa saad ka siis üldainet ja ma läksin Ameerikasse, kus üldainetega palju kokkupuudet ei olnud, oli praktiline. Ja mulle kindlasti meeldis see praktiline pool ja mulle meeldis väga see, et sul ühelt poolt andi küll väga palju nii-öelda kodus õppimist, aga need olid, ole hea, õpi näiteks Toyota saamislugu selgeks ja tee selle pealt väikene essee või et need olid huvitavad, et need toodi sulle laua peale õhtuseks õppimiseks ikkagi maailma parimad praktikad. Kindlasti väga palju jäid ka tegemata, aga erinevad kildu ma sain teada, kuidas Toyotas, Hewlett Packardis, Teslas, Apple'is, Amazonis, ja see oli väga väärt ja väga huvitav materjal. Okay. Sa juba enne mainisid, et sa tahtsid minna üksinda elama. Tallinnast ära Tartusse üksinda elama. Kus sa üldse elasid, need erinevad ülikoolide etapid? Kus see välja nägi? Elasin Tornühikas, tahtsin nimelt ka ühikasse minna. Elasin nii kaua, kuni sealt välja visati. Miks? Ütleme nii, et kui sa teed pulli, siis ikka visatakse välja. Et üle piiri kunagi ei läinud, aga sai pulli tehtud ja siis sai ühikast välja visatud. Peale seda sai korter renditud ja siis viimasel aastal sai juba korter ostetud. Aga korteri rentkoha oli üksinda või algselt mingise pundiga? Ei, ikkagi tudengina sul ei ole võimalust priisata, et ikkagi kamba peale kokku ja ega siis mida sa kokku hoidsid, võib-olla see, et nuudli peale ei pannud majoneesi, et siis said vähemalt korteris elada edasi. Aga Ameerikas? Ameerikas jah, oli ühikas. Jah, seal oli ainult ühikas. Kuidas see Ameerika ühikas selles mõttes ikkagi, nagu, kuidas see ühika elus? Liiga ilus oli. Liiga ilus? Jah, liiga ilus. Ei saanud vabalt liikuda korruste vahel, aga kõik oli kuidagi, no muidugi hoone oli ka liiga värske, aga sai ka seal kõvasti pulli tehtud. Sealt ei visatud välja? Ei, seal ma olin natukene rohkem vaoshoitu. Aga ostsid korteri juba tudengina? Ei, jah. Kust see raha tuli tegelikult juba sellel ajal sulle? Mul ei olnud raha, aga sa peadki mõtlema välja, kuidas sa suudaksid siis raha kokku kraapida ja ma sain vanematega nõusolekule, et nad olid valmis oma kodu siis teise järjekorra hüpoteeki pakkuma. Ehk kokkuvõttes ma suutsin, ma siis käisin ka kuskil tööl, tuleb meelde, muidu ma ei oleks saanud laenu. Ja siis selle palga ees sain X krooni, jah. X krooni ja tänu vanemate kodu teise järjekorra pandile siis sain selliselt, et sain kogu korteri ära osta. Kus see korter oli? On see täna sul alles ka? Jaa, see mul alles. Tänaseks siis 20 aastat juba. Vähem, rohkem. Kuperianol tänaval. Ja minu nii-öelda nurgakivi siis on alles. Okei.
Sa juba jõudsid nuudlitest ka rääkida. Mis jällegist 99 oli Eesti oli taasiseseisvunud 7 aastat. Kuidas söömine ja joomine üldse välja nägi? Noh, söömisega oli lihtne, et ega seal palju valikuid ei olnud, ma räägin nüüd tudengist, mitte nüüd Eestis tervikuna, et Michi nuudel erinevas vormis oli kõige parem. Kas sa nüüd võtsid Michi nuudli liha vürtsidega või seenevürtsidega, et see oli siis sinu valikuvariant ja kindlasti praekartul. Ja seda suutsime ka teha, ma arvan, erinevas nagu vormis, et krõbedam, mitte krõbedam, rohkem väiksema maitsestusega ja konservid sinna otsa, nii et ma arvan, see oli nii-öelda valik mitte nüüd kõige tervislikum, aga vähemalt nagu näha, siis oleme siiamaani elus ja elame. Aga kui olid sellised semestri lõpud, siis käisid ikkagist vahepeal ennast nii-öelda nagu poputamas kuskil väljaspool ka või? No kuigi eksamid väga hästi läksid. Ma ei tea, kui me poputasime, siis ma arvan, toiduga kindlasti mitte, et ma arvan sellega vist see mitte, et toidu poputamist suure tõenäosusega ei olnud, et poputamine toiduga oli suure tõenäosusega siis, kui keegi tuli peale pikka nädalavahetust vanemate juurest ja külmkapp oli väärt saaki täis, et siis korra poputasime ennast suuremas ringis ja läksime oma tava nuudlite ja kartulite juurde tagasi, et jah, kui poputamine, siis mitte toiduga. Aga Ameerikas söömine tudengina? Seal mul oli võimalust ja seal ma rohkem panin mitmekesisusele rõhku, aga ma pean tunnistama, et sealne toidu kvaliteet ei olnud minu meelest see, mitte et ta maitses halvasti, aga no ma ei ole näinud piima, mis säilib 3 nädalat. Sai, mis minust kunagi kõvaks läinud ja nii edasi, et sellel tasemelt ma teadsin, et ma juba peas ka midagi rohkemat nagu toimis, et peab mitmekesisemalt sööma. Aga ma ei mäleta, et ma oleks saanud mingit energiapuusti sellest, kui ma mitmekesisemalt sõin. Et jah, seal see toidu kvaliteet ei olnud ju siis kõige rikkalikum. Kuidas üldse tudengina oma sellist vaba aega täitsid? Olid sa kuskil organisatsioonides, korpides? Jah, Tartus liitusin Fraternitas Tartuensisega, soovisin ka selle. Ma arvan, ma olen natuke patriotistliku kalduvusega, mitte üleliia, ehk mulle kindlasti see osa väga meeldis. Ja sama katsetasin, ja mitte katsetanud, aga sama tegin ka Ameerikas. Seal oli DKI, ma arvan, Ameerikas on vist umbes 3 suurt nii-öelda korporatsiooni või fraternitit ja siis DKI, kus oli ka Ronald Reagan näiteks liige, et siis seal ma ka liitusin. Kohtusid? Ronald Reaganiga kahjuks mitte. Aga kas selles mõttes, et see korbi elu, kuidas see välja nägi, kui oli see nagu, kui tihti sa nagu sellega nagu ikkagist nagu tegelesid? Ameerikas ta, ütleme, kui võrrelda siin filme, et siis ta kindlasti nii mahlakas ei olnud. Võib-olla seal ka omad põhjused, et see meie koolis oli alles nii-öelda alguse faasis. Aga Tartuensises kord nädalas kohtumised, arutelud, mingid ülesanded, sõltub sellest, et kas sa oled siis rebane, lihtliige või vilistlasena ma ei ole olnud eriti aktiivne, aga ja siis on kohtumised erinevate korporatsioonidega ja ma arvan, ta oli niisugune mõnus jällegi silmaringi täiendamine, see on minu arust kõige tähtsam. Okei, aga mõni selles mõttes, et ülikooli sellisest nagu vabast ajast ja õpingutest mõni selline eriti nagu meeldejääv lugu, kui sa mõtled selle aja peale tagasi endale, et
mõni hea lugu, selline värvikas lugu rääkida? Siiamaani on ikkagist meeles. Mitte muusikalugu või Mitte tavaline lugu? muusikalugu, vaid selline mõni hea seik. Neid seikasid oli seal ikka niivõrd palju, et nüüd on lihtsalt küsimus, et alati, et kui sa oskad mitu anekdooti rääkida, et ole ja räägi üks anekdoot ja siis tuleb midagi meelde. Praegu peab isegi vastuse jätma võlgu, jah. No ma arvan, ütleme jah, see võib-olla ei ole nii otseselt seotud nagu koolis käimisega, see pigem on võib-olla selle teise poolega, et see nii-öelda, mida sa peale kooli tegid, et ma arvan, kui 50 krooniga nädalas saad hakkama, nii et sul on kõht täis ja jõuad ka 4 korda peol käia ja klubis, et ma arvan, umbes see on seal valdkonnas seotud sündmuste ja mälestustega. Need on need kõige võib-olla mitte nüüd eredamad, aga need jällegi rikastavad, annavad sulle nagu elule midagi juurde, on ju, et kas see nüüd on hea või mitte, aga ta kokkuvõttes kujundab sind siis ühes või teises suunas. Ma ei anna hinnangut, et heas või halvas suunas, aga annab sulle kas sinu piiridele või sõprussuhtele või silmaringile midagi juurde, et ma arvan, see on nendest valdkondadest ja midagi. Aga kus need, sa juba sellist nagu peol käimist natukene mainisid ka, kus seal Tartus üldse need põhikohad tollel ajal olid? XS, mida täna ei eksisteeri, Atlantis, Illusioon oli ka, siis oli Pattaya vist oli, et jah, meil oli niisugune traditsioon, et 3 korda nädalas käisime, iga päev oli erinevas koht ja see oli meil, aga see oli eeskätt, nüüd ma võib-olla toon nagu tagasi need võib-olla eredamad hetked, et need ei ole nii palju alati ka sündmusega, vaid tegelikult on seltskonnaga seotud. Ja meil väga õnnestus oma kursusega, et meil klikkis kohe esimeses päevas suure osa kursusega, nii poisid, tüdrukud, täna siis mehed, naised ja siiamaani läbime paljudega. Ja ma arvan ikkagi, ütleme, see alustala oli seltskond. Palju kursusel inimesi oli üldse? Ma arvan, üle 40, võib-olla 50 isegi. Ja see põhipunt, mis sealt nagu tekkis, oli selline? Ma arvan, võib-olla niisugune 15-20 ja täna suurusjärk võib-olla 12 on alles. No mitte selles mõttes, kõik on alles, aga kellega me ikkagi läbime, meid on 7, kellega me läbime igapäevaselt sisuliselt ja paneme need naised juurde, siis jah, meil on 12-13. Okei. Aga tudengiüritused, sellised, kas kui praegu on tudengipäevad, TalTech näeb praegu väga palju vaeva, et nagu sellist tudengielu oma ülikoolis tegelikult arendada, et mis tol ajal olid? No ma ei tea, kas see täna veel kehtib ka või mitte, et tudengielu ikkagi on Tartus. Et see on tore, kui mõni ülikool praegu soovib tuua nagu seda reaalset ülikooli maitset ka Tallinnasse, siis tegelikult kui mina sain käia, siis oli suur vahe. Tudengielu oli Tartus ja Tallinnas olid tudengitele suunatud üritused või sündmused. Et seal ikkagi see melu käis laiemalt kui üks sündmus ja kindlasti kevad ja sügis ja tudengite päevad olid, kuidas öeldakse, top notch. Kui palju, sa ütlesid ka, et selline väljas käimine tegelikult ja ka õppimisest nagu muude tegevuste tegemine on tegelikult nagu oluline. Et aga kuidas sa nagu ise tundsid, et tänaseks on sul see seltskond, see igapäevane, kes sa nagu said, aga võib-olla veel sellisest nagu tudengielus sellised mingi õppetund või mingine selline, mis sa nagu ikkagi siiamaani nagu tunned, et kui ma ei oleks seda seal tudengi ajal teinud, siis võib-olla oleks midagi teistmoodi. Ma arvan, suhtlemine, läbikäimine, piinlikkuse tundmine, julgus teha
ka vajadusel piire kompida, et ma arvan, kui seda teha, siis on viimane aeg ja ainuõige aeg seda teha tudengi ajal, sellepärast et peale seda sa hakkad ise ennast tagasi hoidma ja peale seda sul ei anta enam ka nii palju andeks. Et tasub lollused ära teha siis, kui on õige aeg. Pärast sa lihtsalt, ma arvan, pingutad üle, sind ei mõisteta nii lihtsalt ja et jah, ma arvan, see oleks võib-olla jah, et pigem panna nagu täiega. Sa saatsid meil ühe laulu ka. Sellega on sul üks lugu ka. Kas sa tahad seda lugu enne rääkida või kuulame enne laulu? Kumb selline? Ma räägiks võib-olla loo ära, et ma teadsin, kui sa küsisid, et ole saada lugu, et siis kohe klikkis lugu E-Type'ilt, kes ei ole üldse mul lemmikbänd, aga sündmus oli järgmine, et läksin Tartusse katseid tegema, see oli siis peale keskkooli. Ma tean, et oli vähemalt veel reaalkoolist oli mul klassikaaslane Raul ja vist oli keegi veel. Ja kuidagi tagasi tulles oligi vist see sama EPAS, kuhu ma kandideerisin, tunne oli hea. Ja Raulil oli ka tunne hea ja temale E-Type siis väga palju meeldis ja ma tean, et tagasi teel me kuulasime seda laulu, ma arvan 10–20 võib-olla rohkem korda. Ja see kuidagi väga hästi sobis. See oli suvi, see oli see, et sa oled suutnud oma eesmärgil juba jõuda nii lähedale. Ma ei mäleta, kas selleks hetkeks oli teada ka, et ma sain juba sisse või mitte, aga no see oli niisugune ülim, et sa oled midagi saavutanud. Ja ma arvan, et kui kuulata seda laulu, siis sellises nii-öelda hetkes olemine, sellist laulu kuulates kõik läheb hästi kokku. Kuulame korraks seda laulu ka, kus sa saatsid meile. Head sõnad. Päris hea. Noh, tantsime. Ma väga kujutan ette neid keskkooli poisse tegelikult tagasi sõitmas ja siis tollel ajal vist ei olnud autos konditsioneeri ka, aknad olid raudselt lahti. Suure tõenäosusega jah, aga vaata maanteel sõites on päris suur vilin, et siis ma üldse imesta, kui aknad olid kinni ja siis laulisime oma, aga praegu ma hakkasin kuulama nagu sõnu uuesti, et väga head sõnad. Kujut ette, et sa sõidad siis tagasi Tartust Tallinnasse ja kuulad neid sõnu, nii et väga huvitav kokku sattumus. Aga kuidas üldse, mis see muusikastiil nagu teil seal pundis oli? Kas see oli nagu see E-Type oli selline põhiline teema või tegelikult? Ei no me sõime kõike, ma arvan Hathaway'st Dr. Albanini Must kuu Kaater, üks minu lemmik, et sõime kõike, jah. Sellisest õppetunni poolest või nagu soovitusest ka, et mida tegelikult kooliajast veel kaasa võtta, aga sa käisid 3 ülikool, tegelikult isegi 4, eks ole, kui ju võtta, et ju Tšehhi oli ju ka. No jah. Aga kas üldse teadsid, mida peale ülikooli siis nagu tegelikult edasi teha ka või? Kas ma teadsin peale ülikooli? Peale ülikooli just, et sa lõpetad, eks ole, said Eestis näiteks selle baka nagu kätte, et mis siis sai? Ma enda puhul nimetaks teistpidi, et ma teadsin ennem ülikooli, mis ma tahan teha. Et ma teadsin, et ma tahan minna kinnisvara õppima, siis ma läksin seda, ma lõpetasin ära,
ma hakkasin tööd tegema, siis ma nägin, et ma tahan veel minna õppima ja siis ma valisin ära, mida ma tahan õppima minna, kuhu ma tahan ja siis ma läksin sellele järgi ja sain siis teise nii-öelda kraadi ja selle ajal ma nägin, et kuule, et kui ma juba õpin, et siis võiks ju suveks veel midagi teha ja leidsin midagi Tšehhis. Ja ma ei mäleta, oligi vist siis järgmised paar aastat, kus ma nägin, et midagi veel kõditab ja nägin, et kui, siis lähen Oxfordi või Cambridge'i ja sain sisse. Ja tegelikult ma tahaks täna ka minna veel, aga ma tean, et ma ei tea veel mida, aga ta peab olema kindlasti väga selline spetsiifiline, mis annab, no ütleme, ma arvan, et täna on juba arvestatavas koguses seda praktilist kogemust olemas, et nüüd ta peaks mingi maailmavaate või mingi asja peab nagu kokku tooma, et ma ei oska veel öelda, aga ma tean, et ma kindlasti tahaks veel minna. Aga kust tuli täna see igapäevaselt tegeled ju tegelikult Elmo rendi juhtimisega? Et aga kust see nagu suund tuli, et kui oli kinnisvara algselt, et kust see nagu vahetus tuli või kus see nagu klikk käis? Ma arvan, see klikki ei ole toimunud, et iseenesest Pakri teadustööstuspark on jätkuvalt ka alles ja toimetab orgaaniliselt. Minu lihtsalt tähelepanu sinna täna palju ei lähe. Ehk ühelt poolt ma ütleks, võib-olla siin tuleks nagu eraldada ära, et on tegevjuhtimine ja on ettevõtlus, et tegevjuhtimine on iseenesest amet, ettevõtjaks olemine on mitte amet, vaid see on nüüd positsioon, kus sa siis kujundad nägemust, mida siis ettevõte hakkab tegema, kuhu ta läheb, mis ta teekond on ja sa pead omanikuna, asutajana siis tagama, et valitud tegevjuht või tiim, eeskätt siis tegevjuht seda rada hoiab ja suudab eesmärke saavutada. Selles mõttes on tegevjuhtimine ja ettevõtlus on täiesti erinevad asjad. Seal isegi öeldakse, et kaks vastandikku asja. Ettevõtja eesmärk on ainult kasvada ja tegevjuhi eesmärk on tegelikult hoida seda teekonda selliselt, et ta jätkusuutlikult kasvaks. Või siis vastupidi, et võib-olla riskide juhtimise poole pealt ei tasu hetkel kasvada. Aga ütleme siis ma võib-olla peaks pikemalt seletama oma ettevõtte karjääri läbi, kui sa tahaks teada, kuidas ma täna siis Elmot juhtima olen asunud. Aga tegelikult meil järgmine küsimus isegi on küll, et kui sa nüüd lõpetasid oma selle tudengikarjääri, tulid Eestisse tagasi, et millega sa siis tegelema üldse hakkasid? Tegelikult oli nii, et kui ma Tartus lõpetasin esimese kraadi, siis mul õnnestus minna tööle SRV kinnisvarasse, ja minu esimesed objektid, millega kokku puutusin, oli näiteks Viru Keskus. Või Tallinna vanalinnas 49 korteri renoveerimine või siis 110 korteri ehitamine Pärnu maanteel. Küll ma seal olin projektijuhina ja puutusin rohkem müügiga kokku, aga see aitas väga kiirelt anda mõnusa vundamendi ja ülevaate, mis siis kinnisvarasektor endas kujutab. Samal ajal vist umbes 2 aastat olin teinud, nägin, et tahaks ilmaringi minna laiendama. Ja siis Ameerikas olles ma jätsin endale lahti kõik variandid. Kas ma tulen tagasi, jätkan sama tööandja juures, tulen tagasi, lähen teise tööandja juures, alustan midagi ise või Ameerikas on ju suur võimaluste maa, lähen kuhugi tööle või alustan ise. Ja Ameerikas olles tuli rohkem, hakkas mängima pehmemad asjad, vanemad, sõbrad, neid ma ei olnud valmis asendama. Ja sealt siis tuli üks osa otsusest, et ma kindlasti tulen tagasi. Ja teine pool siis oli see, et järsku on nüüd võimalus ise siis hakata proovima. Siis ettevõtjaks olemist. Hakata proovima ei ole vist õige,
aga üks variant siis, ehk siis ettevõtjaks, alustasin ettevõtluskarjääri. Ja seal läbi paari hüppe arengu jõudsin Pakri teadustööstuspargi arendamiseni või nii-öelda asutamiseni. Asutasime koos isaga aastal 2008, tegelikult täna 15 aastat tagasi. Teadustööstuspark, mis uskus esimesest päevast alates rohetehnoloogia valdkonnale, et sellest on tore näha, et täna tudengid ehitavad rohkem päikeseautot ja elektrivormelit kui siis järjekordset sisepõlemismootoriga asjandust. Ja kuna Pakri iseenesest on väga raske äri, ta tegeleb kinnisvaraarendusega või infraarendusega, siis tekkis ka läbi selle, et olin nagu kursis, mis rohetehnoloogia valdkonnas täna, homme ja lähitulevikus toimub. See oli võimalus osaleda sel ajal siis Elmo Rendi riik hakkas seda müüma ostmisel. Elmo Rent tegeleb jätkuvalt või tegeles sellel hetkel siis kahe sellise makrotrendiga, elektriautod ja sõiduki jagamine ja tundus, kuna oli toimiv äri, et lihtne ju pakkumine teha ja lihtne ära osta ja siis nautida töövilja. See oli see lootus ja mille pealt sai tehtud otsus siis ka Elmo hankida. Aga jah, peale seda on midagi muud. Arengud on midagi muud. Sa enne tegelikult seal mainisid ka veel sellist asja, et sa läheksid hea meelega täna veel ülikooli. Mida sa õppima läheksid? Hea küsimus. Kas sa jääksid Eestisse? Suure tõenäosusega mitte. Mitte küsimus ei ole. Kui ma enne ütlesin, et õppimine on 1-2 tundi, ütleme mõned tunnid ülikooli ruumides, siis on võib-olla tunnikene 2 sul kodutööd ja siis tegelikult on väga tähtis see praktiline pool, et mis sulle juurde antakse. Et paratamatult see praktiline pool on kõige huvitavam, aga sa pead saama ka teoreetilist poolt ja lihtsalt on vaja leida kohti, kus sa saad need kõik kokku ja sa ei saa lihtsalt paberit, vaid sa saad tegelikult laiema silmaringi, ma arvan, see on ülimalt tähtis õppimisel. Ehk siis ikkagist... Mida ma läheksin? Mida, jah. Täna tundub, et see 20 aastaga see valikuvariant on laienenud ja nagu muutunud. Tunnistan, ma pole vist nii mõelnud. Ma olen mõelnud, aga ma ei ole välja mõelnud, et natuke võib-olla see inimpsühholoogia, aga see pigem on võib-olla see, et natukene seda, et saada siis veel paremaks juhiks, läbirääkijaks, ettevõtjaks, et ma arvan, see mind natuke kõiditaks. Ülejäänud osas võib-olla elektroonika, kes teab. Võib-olla jah, niisugune nagu natuke midagi kätega tegemist, et jah, võib-olla see praegu hakkab valjult mõtlema välja, et elektroonika või midagi niisugust nagu tehnoloogia poole peal, jah. Aga mis sa tunned, mida täna tööturul üldse vaja on, mis oskusi? Ise tegelikult ka ju, sul on endal ju ka töötajad, mida sa nagu ise oma mis oskusi nagu hindad? Ma arvan, enne esimesena tuleb hinnata tegelikult inimest. Isegi see oskus, jah, see oskus on, peab olema elementaarsel tasemel, aga on väga tähtis inimene ise. Lihtsustatult. Kas me räägime lumehelbekesest või me räägime sellega, kellega saab sõtta minna? 2 vahet. Ja sa suudad ütleme, eriti kus on võib-olla
noorem või spetsialist tase, sa suudad talle selle kogemuse, see praktilise kogemuse juurde anda. Et jah, küsimus on, sõltub ametist, kui kaua see aega võtab, on ju. Aga ennem seda tegelikult on tähtis see inimene, millest hakatakse voolima, on ju. Ehk kui sa küsid, et mida ma nagu vaatan, et mida me vaatame, siis kõigepealt vaatame seda jah, kuidas see inimene, kuidas see tulevane töötaja, tulevane tiimiliige, mis tal seal peas toimub, kuidas ta suhtub, kas ta on voolitav või mitte, et see on jah, ma arvan, tänapäeva tööandjal võib-olla peamised nagu kriteeriumid. Mis need võib-olla need väärtused nagu veel konkreetsemalt võivad olla, et kui noor nüüd vaatab seda, ehk siis täna ikkagi tihti on see, et võetakse tööle oskuste pärast ja lastakse lahti siis inimese nii-öelda iseloomu nagu pärast. Aga et mis väärtusi see noor siis tegelikult nagu endas, mida kuidagi üles leida võiks või nagu otsida nagu endas? Ma ei tea, kas ma nüüd vastan otseselt küsimusele, aga mul praegu üks asi nagu tuli välja, tuli meelde, et me lõpetame keskkooli, esimese ülikooli, oleme käinud 2 aastat või mõni muu aeg tööturul ja me arvame, et me teame kõike. Ja siis ongi suur vahe, et kas noorena tuled, ütled, et sa tead kõike või kuulad, õpid, küsid, täiendad enda senise kogemusega, kohendud, tunnistad viga, mis on tegelikult üks ülimalt tähtis asi. Kellelgi ühegi tööandjal, ühegi tiimi kaasas on kõige raskem on see, kui me elame mingi paralleelmaailmates, et me kõik arvame, et kõik on äge ja kõik arvame, et kõigega tegutsetakse, aga tegelikult a la ei oska, ei tunnista või pärast tuleb välja, et on viga ja keegi ei nopi nagu nii-öelda palli üles, ma ütlen, liiga palju palle kukub nagu maha. Et ma arvan, et ma ei tea, kas ma otseselt vastasin su küsimusele, aga võib-olla see, et kui ka on mingi esimene tunnetus olemas sellest tööülesandest või mis on nagu eesmärk, siis peab arvestama, et see suure tõenäosusega on veel toores. Et vahet ei ole, kas sa oled turunduses või oled sa tehnoloogias või see nii-öelda väärtus tekib ajaga, seda ei ole võimalik kiirendatud protsessis teha, et sa võid ka olla geenius, aga kui sa ei suuda seda sellesse hetkesse paketeerida või oled kinni oma geeniuse maailmas ja sa tahad ainult teha kullast parti, olgugi, et keegi kullast parti täna ei taha osta, et tahaks osta ainult võib-olla midagi väikest sellest pardist, et sa pead olema jah, noorena, ma arvan, väga kohenduv. Kuidas sa täna näed, et Eestis on väga mitmeid selliseid noortele suunatud praktilise oskuse saamiseks nagu organisatsioone. Et kui sinu tudengi ajal sellised organisatsioonid nagu a la Solareid, eks ole, täna meil on Est-Cube, tudengivormel, veel väga palju. Kas sa oleksid liitunud? Jaa, kindlasti oleks. Ja noh, ma arvan, see toetab see minu arust toetab otseselt seda loogikat ka, et jah, sa oled seotud Solarride'iga, sa näed, kuidas käib tinutamine või mis siis käib auto ehitamine, sul on esimene ülevaade olemas, aga tegelikult sa koged tiimitööd, sa intervjueerid erinevaid ettevõtjaid, sa saad laiemat silmaringi, et siis, kui sa lähed töömaastikule, siis sa oled täiskasvanulik või ütleme küpsem või alandlikum või ma ei oska nagu seda paketti nagu kokku panna, aga sa oled väärtuslikum jah, läbi selliste võimaluste kindlasti.
Okei. Me alustasime podcasti küsimusega, et mille üle sa noorena higistasid. Tänane päev, 20 aastat hiljem, mis see täna on, need teemad, mille üle sa nii-öelda higistad, põed, muretsed? Selles mõttes hea küsimus, et kindlasti üks on see, et no kas sa oled siis ettevõtja või juht. Noh, mina paratamatult vaatan seda sellest positsioonist, et kas suudad jätkuvalt eesmärke saavutada ja võib-olla eesmärke mitte siis enda tegevusest tingituna, vaid ümbritsevast näiteks makrokliimast, on ju, et või noh, võtame väga lihtne, et raha kaasamine, on ju. Raha kaasamisel on tavaliselt üks konkreetne algus ja siis on ette nähtud lõpp ja siis võib-olla on mingi puhveraeg, on ju. Aga kui seda teed ühel väga raskel perioodil ja puhveraeg saab ka otsa, no ütleme nii, et siis hakkad päris kõvasti pabistama ja siis tulevad jällegi teised asjad, et kuidas sa ise füüsiliselt vastu pead. Väga huvitav eraldi teema, et vaimselt vastu pead, kuidas tiim tegelikult on üles ehitatud, siis sa hakkad selle ümber paavist, sa oled teinud sellised õiged või sellised valed vastused või otsused varem, et ma arvan täna jah, ma pigem ettevõtja juhina käesoleval hetkel jah, kuidas tänases natuke keerulisemas ettevõtlusmaastikus jätkuvalt hakkama saada. Ma arvan, need on minu põhilised pabistamised. Ehk siis tegelikult ei ole vahet, kas sa oled noor või juba 20 aastat maastikul või tööturul olnud, need teemad lihtsalt muutuvad, aga tegelikult see muidugi jääb. Jah, higistamine on täielikult okei. Väga hea. Kui siia lõppu noortele, me väga tahame, et noored kuulaksid seda podcasti, aga et 3 soovitust neile, kui sa mõtled, et nad on 23-aastased tudengid. Et mis sa soovitaksid neile, mille peale nad võiksid mõelda, mida proovida, mida kogeda? Kindlasti top 1 on silmaringi laiendamine, nui 4. Välismaale mine kas või maasikat korjama. Noh, ütleme jah, kui sa lähed üksikusse metsa maasikaid korjama, siis see võib palju nagu juurde ei anna, aga kui sul on võimalus kuskil suurlinna lähedal rahvusvahelise seltskonnaga, noh, see on see, mida ma silmas pean, on ju, et kindlasti silmaringi laiendamine. See on, ma arvan, top 1. Ma arvan, ütleme teisena ma annaks kaasa sulle selle, et noh, niisama ei tasu hängida, ma arvan, ülikoolis või noh, kokkuvõttes sa investeerid aega, on ju. Et kui sa ei tea, mis su teekond on, see ei pea olema nagu täielikult selge, et see võib kujuneda, on ju, või ütleme, või sa võid ka vale otsust teha, on ju, aga lihtsalt nagu minna hängima 4 või ma ei tea, palju õpiti, 3+2 on vist praegu, et õppima ja siis lõpus nentida, et tegelikult ma pole kunagi tahtnud selle ametiga tegeleda, noh see, et pigem ürita siis varem aru saada või veel parem see, et tee ennem selgeks, mis sind nagu huvitab, on ju, võta vajadus nagu sinagi, sa võtad praegu nii-öelda pausi, on ju, üritad aru saada, mida sa tahad nagu saavutada. Ma arvan, see on tähtis, et ei toimu aja raiskamist. Ja kindlasti selle juures ka see, et võtta täiega kõikidest osadest, et tudengielu on tudengielu, aga mitte see ei koosne ainult õppimisest, vaid ka pidutsemisest. Ja 3. Võib-olla see on nüüd viimasel ajal mul välja tulnud, et proovi nagu mõista, kas sa tahad saada ettevõtjaks või sa oled väga hea töötaja.
Need on kaks erinevat asja. Et ettevõtjaks saamine ei ole ettevõtte registreerimine, vaid ettevõtjaks saamine on täisvastutus, oled alates raamatupidajast kuni turundajani välja, ehk see ei ole see, et ma tahan hakata elektriautot valmistama ja nüüd ma olen elektriauto nii-öelda ettevõtja, vaid tegelikult kui sa alustad, siis sa oled kõik asjad kokku ja sa võib-olla elektriauto valmistamisega ise ei tegelegi. Versus see, et kui sa näed, et elektriauto valmistamine sind köidab, siis fokusseeri sellele, ole üks väga väärtuslik ja tugev tiimiliige. Need, ma arvan, on kaks erinevat asja. Mitte, et ma ei tahaksid pärssida ettevõtjaks alustamist, aga tuleb ennem aru saada, kes sa tegelikult tahad saada, kas sa tahad elektriautot valmistada või sa tahad olla ettevõtja, kes tegeleb elektriauto valmistamisega. Ma ei tea, oli umbes täpselt arusaadav. Ja oli küll. Ja ma arvan, et paljud noored tegelikult said siit väga häid mõtteid, kogemust ka välismaal õppimisega. Täna see aina populaarsemaks läheb ja ma usun, et nii mõnigi teeb siis oma elus siis nagu siit ka välja tuli, ei saa öelda, kas hea või halva otsuse, et ma arvan, et meil läks praegu päris hästi, nii et aitäh, et sa tulid esimesse Ära higista podcasti. Ja ma arvan, et kui teie seda podcasti kuulate, siis loodan, et te võtate ka endale midagi siit toredat endaga kaasa ja ma arvan, et näeme juba varsti.